tere, mul on nii hea meel teid näha täna. Ja teid on täna nii palju ja kõik juba istute valmis. Ja teil on täna olnud juba nii tore hommik. Öelge mulle, mis oli hommikul kõige toredam? No, mul on tunne, et ma kuulen ühte vastust. Munade koksimine oli ime tore. Ja kes võitis? Ahaa, sina võitsid. Väga tore, siin on ka meil erinevaid munasid. Mis te arvate, miks me neid munasid värvime? Ja miks me toome ilusaid lilli ja veel eelmisest korrast on meil palmioksad. Mäletad, meisterdasime palmioksad. Miks me seda teeme? Miks me toome lilli ja miks me kingime kingitusi ja miks me küpsetame häid kooke ja miks me kaunistame kodu ära? Ja sellepärast, kui me tahame teha rõõmu ja kui meil on suur rõõm ja täna on meil kõigil tohutu suur rõõm, sest Jeesus on üles tõusnud ja sina vastad, ta on tõesti üles tõusnud. Proovime ükskord veel. Jeesus on üles tõusnud. Ei kuulnud. Mina ütlen, Jeesus on üles tõusnud. Sina ütled, ta on tõesti üles tõusnud. Proovime veel. Jeesus on üles tõusnud. Oi, kui tubli! Ta on tõesti üles tõusnud. Väga hea. Vaata korraks siia. Vaata siia, mis mul täna siin kaasas on. Mul on siin erinevad pliiatsid. Palju erinevaid pliiatsid. On siukseid lühikesi, on siukseid paksukesi, on väga pikki, mõndadel on kustukumm siin, on väga palju erinevaid pliiatsid. Nad on kõik erinevad, aga samas on nad kõik kuidagi ka sarnased. Ja kuidas nad on sarnased, mis te arvate? Kuidas on need pliiatsid kõik sarnased? Jaa, kui neid kasutada, teevad nad kõik jälje. Kui neid kasutada, teevad nad kõik jälje. Ja teate, kõik kui me teeme jälje, siis vahel võib juhtuda, et on vaja kustutada. Kas sa oled kirjutanud vahel ja siis on sul väga vaja kustutada? Ei tulnud niimoodi välja, tahtsid teha number 8, aga ei tulnud number 8. Nüüd oleks vaja väga kustutada. Oi. Ja siis me saame uuesti proovida, kas nüüd tuleb meil 8 välja, teeme S-tähe ja viime siit poolt kokku. Ja tuligi 8. Me vajame kustutuskummi. Ükskord oli, kui me loeme piibliraamatut, mul kadus siit ära, aga me loeme piibliraamatust sellist asja, kus Peetrus läheb Jeesuse juurde ja ta on päris toriseb ja ütleb, kuule, ütle, mitu korda mina pean andeks andma ühes päevas? Kas aitab, kui ma teen seda 7 korda? Ja teate, mis Jeesus ütles? 7 korda, 70 korda, nii palju kordi peame me üksteisele andeks andma. Aga meie teeme ka jälgi ja meil on ka vaja väga tihti seda kustutuskummi. Ja teate, täna me räägime sellest, et just oli suur reede ja Jeesus läks ristipuule. Ja läks just nende vigade pärast, mis ei tule meil hästi välja. Ja see, et ta sinna läks, on meile nagu kustukumm. Me saame paluda, et Jeesus kallis, mul läks nüüd küll väga kehvasti. Aga ma kahetsen. Palun, Jeesus, anna mulle andeks. Me kõik teeme vigu ja meil kõigil läheb halvasti või vahel nihu. Aga me saame kahetseda ja me saame seda andeks paluda. Kui me teeme oma õele ja vennale midagi valesti, siis me palume nende käest vabandust. Kui emme-issi teevad midagi valesti nende laste suhtes, siis nemad paluvad vabandust. Või kui emme-issi vahel peavad ka andeks paluma üksteise käest. Ja kui meie teeme halvasti, siis me saame paluda andeks ka Jeesuse käest. Ja Jeesuse kustukumm ei saa kunagi otsa või et mõni kustukumm on kehva ja ei kustuta ära. Siis Jeesus ütles, et mina kustutan ära nii,
et ma ei tuleta seda mitte kunagi enam kellegile meelde. See lugu jätta endale meelde, et Jeesus tegi midagi meie eest ja kui meil on läinud valesti, siis me saame paluda andeks ja see kustutab ära selle lõõ. Aga nüüd hakkame meisterdama ja ma loodan, et sul on olemas kas siis pleidohhi või siis sul on plastiliini või siis on olemas veel niisugused modelleerimisasjad, aga see kuule kõva, nii et mina valisin täna pleidohhi. Ja pleidoh on väga hea, millest me saame täna teha. Siis oli sul vaja kõrt ja kõrrest on vaja niisugust pisikest jupikest, lühemat kui hambatikku. Hambatikk on pikem ja kõrrekene on lühem. Ja siis minul on niisugune mängumuna, ja millest on küünal tehtud, aga sina võid võtta päris muna. Aga see päris muna peab olema kiidetud, no vähemalt 8 minutit, siis ta ei lähe su käest katki, loodetavasti. Nii, kõigepealt see kõrs ja tikk ja lükka, kui see jaksa, palu emmeissi aitavad, lükka see, vajuta kõrs niimoodi lapikuks kokku ja lükka see hambatikk sellest läbi. Mis meil tuli? Meil tuli rist, minul on üks äär natuke liiga pikk, ma teen selle lühemaks, napsti, näete, selline rist tuli. Tuli teil ka hambatikk, väikene jupikene kõrt ja siis lükkate läbi ja tuli rist. No, tublid olete, väga hästi teete, aitäh teile. Nii, kui rist on valmis, võid selle käest ära võtta, panna. Ja võta see suurem plastiliini või pleidohhi munakene kätte. Nii, ja nüüd sa võid vajutada natukene ta juba lapikuks, et siis muna ei lähe katki. Ja kui ta natuke lapikuks vajutatud, siis pane muna peale ja tasakesi suru alla poole. Sellele munale nagu mütsi pähe. Niimoodi mine kogu aeg alla poole. Mine. Ja kui oled juba siuke poole peal või natukene allpool, siis tuleks teha siia uks. Sa võid selle ukse niimoodi lükata siia sisse, aga sa võid siit natukene ära võtta seda pleidohhi, et siis jääb meil siuke ukse auk siia. Nii, on selline ukse auk, nagu munal oleks müts peas, aga tegelikult on see hauakoobas. Hauakoobas ja koopauks, selline. Nüüd sa võtad selle muna, hopsti, ja ongi valmis. Hauakoobas ja koopauks. Ja nüüd pane see laua peale ja võta kätte teine pallikene. Ja teine pallikene pane peopessa, panid peopessa ja nüüd võta teine käsi ja vajuta. Ja vajutasid lapikuks, said sellise lapiku ketta. On tehtud ja rohkem ei olegi sellega vaja midagi teha. Teate, mis see on? See on kivi, mis veeretati hauaukse ette. Vot nii, vaata. Kivi, mis veeretati hauaukse ette. Ja nüüd meie paneme siia haua peale ka sellise risti. See on Jeesuse haud. Ja nüüd hommikul läksid naised hauale ja pärast jooksid jüngrid hauale. Ja teate, kivi oli ju haua ukse eest ära veeretatud. Veeretame haua ukse eest ära. Ja teate, mis nad nägid? Nad läksid sisse ja vaatasid, haud on tühi. Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Lapsed, ütleme kõik koos. Haud on tühi. Haud on tühi. Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Nii et saate täna mängida siin. Selline hauakoobas ja kivi. Ja kivi veeretame eest ära ja vaatame, haud on tühi. Jeesus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Olge tublid ja juba varsti saame kõik koos kokku ja saame koos rõõmustada. Head aega!